Tere 8. klass! Loodan, et tänaseks päevaks olete jõudnud tegeleda kodutööga, mida ma andsin eelmisel tunnil. Tuletan meelde, et eelmisel tunnil meie teema oli liikumisvõrrand ning me õppisime koostada liikleja liikumisvõrrandit. Et siis liikumisvõrrandit me tuletasime lineaarvõrrandist, kus lineaarvõrrandi üldvalem on AX korda A korda X pluss B ning sellest me tuletasime liikumisvõrrandit, mis oli täpselt samasugune, lihtsalt tähed olid teised, kus S on võrdne kiirus korda liikumiseks kulunud aeg pluss esialgne asukoht S0. Et A asemel on kiirus, X asemel on aeg, vaba liikme asemel on esialgne kaugus 0 punkti suhtes ja Y asemel on siis kaugus 0 punktist. Kõik asukohad, mis on 0 punktist ennem, on negatiivsed, et näiteks praegusel hetkel keha asukoht on -6, kui see oleks alghetkel, siis see oleks keha algkoordinaat, mis on S0. Ning praegu on keha asukoht +6 ning kui see oleks alghetkel, siis S0 oleks võrdne +6. Kiirust saame määrata nii, et peab vaatama, kus suunas keha liigub. Kui keha liigub numbrite kasvamise suunas, siis tegemist on positiivse kiirusega ning kui keha liigub numbrite kahanemise suunas, siis keha liigub negatiivse kiirusega. Et palun, lähtudes eelmise tunni teemast, proovime lahendada üks arvutusülesanne. Et siis Panama kanali suunas hakkasid samal ajal liikuma jalgrattur, kes oli Põhja-Ameerika poolel, ning auto, kes oli Lõuna-Ameerika poolel. Panama kanal eraldab Põhja-Ameerikat Lõuna-Ameerikast ning Panama kanali suunas, selle kanali suunas hakkasid liikuma jalgrattur ja auto, kus jalgrattur asus Põhja-Ameerika poolel ning auto asus Lõuna-Ameerika poolel. Auto stardipunkt asus kanalist 60 kilomeetri kaugusel ning selle kiirus oli 100 kilomeetrit tunnis. Jalgratturi stardipunkt asus kanalist 20 kilomeetri kaugusel ning selle kiirus oli 25 kilomeetrit tunnis. Ja meil on siis küsitud, kes jõuab esimesena kanalini ja teine küsimus on, millises punktis ja millisel ajahetkel liiklejad kohtuvad. Et siis siin on mõistlik teha teepikkuse telg, siis on lihtsamini asjast aru saada. Siin on meil Panama kanal, mille asukoht on siis 0 meetrit. Panama kanali suhtes me hakkame teostama kõik mõõtmiseid ja arvutusi. Siin pool on Lõuna-Ameerika ja Panama kanalist teisel pool on Põhja-Ameerika. Põhja-Ameerika poolel hakkas liikuma jalgrattur, kelle asukoht oli siis 20 kilomeetri kaugusel Panama kanalist. Siin on 20. Ning Lõuna-Ameerika poolel hakkas liikuma auto, kelle asukoht oli 60 kilomeetrit. Aga sellisel juhul, kuna 20 ja 60 asuvad nullist eri pooltel, siis peab üks nendest olema negatiivne. Ma arvan, et lihtsam oleks, kui me vasaku poole võtame negatiivseks ja parema poole võtame positiivseks. Ehk siis jalgratturi esialgne asukoht on -20 meetrit ja auto esialgne asukoht on +60 meetrit. Sellisel juhul tuleb arvestada ka kiirustega ning me teame, et auto kiirus on 25 kilomeetrit tunnis ning auto kiirus on 100 kilomeetrit tunnis. Aga nad mõlemad sõidavad ju kanali suunas.
Ehk siis jalgratturi liikumissuund on numbrite kasvu suunas ja auto liikumissuund on numbrite kahanemise suunas, et siis üks nendest kiirustest peab olema negatiivne. Kuna jalgrattur sõidab positiivse telje suunas, siis tema kiirus on positiivne ja kuna auto sõidab negatiivse telje suunas, siis tema kiirus on negatiivne. Nii, siit me saame kirja panna liiklejate liikumisvõrrandid. Et kuna tegemist on arvutusülesandega, mida me lahendame füüsikas, siis seda tuleb ka vormistada vastavalt. Palun pane kirja andmed ja mõtleme, mis meil antud on. Kui me nüüd, ma natuke jooksen ette ja panen valemitesse kirja liikumisvõrrandi üldvõrrandit, mis on S võrdub V korda T pluss S0. Siis me peame mõtlema, millised andmed meile antud on. Hakkame kõigepealt jalgratturist. Meil on teada, et jalgratturi kiirus on pluss 25 kilomeetrit tunnis ja jalgratturi esialgne asukoht on -20 meetrit. Siit me võime, ma võtan jalgratturi jaoks punast värvi ja auto jaoks ma võtan siis hiljem rohelist värvi. Et siis pane palun kirja, et jalgratturi kiirus V jalgrattur on 25 kilomeetrit tunnis. Samuti me teame, et jalgratturi esialgne asukoht selle Panama kanali suhtes on 20 meetri kaugusel põhja pool. Et siis S0, jalgrattur on -20 kilomeetrit. Samuti me teame, et auto kiirus VA on -100 kilomeetrit tunnis ja auto esialgne asukoht ehk siis kaugus nullpunktist alghetkel S0A on pluss 60 kilomeetrit. Meil on küsitud üks esimene küsimus, et kes jõuab esimesena kanalini. Et siis meil on vaja teada, kui kaua läheb autol aega, et jõuda 60 kilomeetrilt 0 kilomeetrile. Tee auto on siis küsimärk ja meil on vaja teada, kui kaua aega kulub jalgratturil, et jõuda Panama kanalini. Et tee jalgrattur on ka siis küsimärk. Ja on vaja siis võrrelda, et milline aeg on suurem. Kui jalgratturi aeg on suurem, siis jalgrattur kaotab ja kui auto aeg on suurem kui jalgratturi aeg, siis auto kaotab. Et leida ja on vaja teada, kas tee auto on suurem kui tee jalgrattur või tee jalgrattur on suurem kui tee auto. See on esimene ülesanne ja teine ülesanne, millises punktis ja millisel ajahetkel liiklejad kohtuvad. Kui liiklejad kohtuvad, siis see tähendab, et nad mõlemad asuvad samal ajal samas kohas. Et siis, kui liiklejad asuvad samas kohas, siis S-auto on võrdne S-jalgratturiga, et nad mõlemad asuvad kuskil samas kohas ja aeg on neil ka võrdne. T-auto peab olema võrdne T-jalgratturiga ja meil on küsimärk siin, et me ei tea, kus kohas ja millisel ajahetkel see toimub. Palun paneme kirja liiklejate liikumisvõrrandid. Et esimesena paneme kirja jalgratturi liikumisvõrrand SJ, kus jalgratturi kiirus on 25. Aeg jääb T-ks
ning sellele lisandub S0, aga jalgratturi S0 on negatiivne, sest ta asub nullist tagapool. -20. Ja teine on siis auto liikumisvõrrand SA, mis on -100 teed pluss 60. Ja meil on 2 liikumisvõrrandit olemas. Jalgratturi liikumisvõrrand ja auto liikumisvõrrand. Kõige olulisem osa on meil tehtud. Nüüd paneme kirja arvutused. Esimene ülesanne ehk siis, kes jõuab esimesena kanalini. Et meil on siis vaja teada, kui kaua aega kulub jalgratturil, et jõuda -20 nulli. Et selle jaoks meil on vaja asendada S nulliga, sest kui S on võrdne nulliga, siis liikleja asub täpselt siin 0 kohas. Paneme kirja, et S jalgrattur on võrdne nulliga. Sellisel juhul me saame kirjutada, et 0 on võrdne ja nüüd kasutame jalgratturi liikumisvõrrandit, mis on 25 t -20. Ja siit me saame valemi, mis on 25 t on võrdne 20. Ja saame kätte t, kus t on võrdne 20 jagatud 25. Saame 0,8 tundi. See on siis t jalgrattur. Ja teine on siis SA, mis on samamoodi võrdne nulliga ning nüüd kasutame auto liikumisvõrrandit, kus siis SA on võrdne nulliga ning -100 t pluss 60. Ja siit me saame valemit -100 t on võrdne -60. Nihutame see 60 üle võrdusmärgi, siis muutub selle märk. Ja saame kätte t, mis on 60 jagatud 100 või siis -60 jagatud 100. Ja saame 0,6 tundi. T auto on 0,6 tundi. Siin me saame teiega vastuseks, et T auto on väiksem kui T jalgrattur ning järeldame, et auto jõuab kanalini kiiremini. See on esimese küsimuse vastus ning vastusele tõmbame 2 joont alla. Ja nüüd teine ülesanne. Teises ülesandes on küsitud, millises punktis ja millisel ajahetkel liiklejad kohtuvad. Ja palun kasutame siin seda teadmist, kui liiklejad kohtuvad, siis need mõlemad liiklejad peavad asuma samas kohas. See tähendab, et SA peab olema võrdne SJ-ga. Aga nüüd, kui me paneme kirja, et SA on võrdne SJ-ga, ehk siis liiklejad on samas kohas, siis võrrandite, nende kahe liikumisvõrrandi vasakud pooled on võrdsed. Sellisel juhul on ka liikumisvõrrandite paremad pooled võrdsed. Siit paneme kirja, kui SA on võrdne SJ-ga, siis 25 teed -20 on võrdne -100 teega pluss 60. Kui vasakud pooled on võrdsed, siis on võrdsed ka paremad pooled. Ja nüüd kasutame seda võrrandit ning tuletame sellest t. Sellisel juhul me teeme täpselt samamoodi, nagu te tegite ka matemaatikas, kus tundmatuga me tõstame üle ühele poole võrdusmärki ja tundmatuta numbrid me tõstame üle teisele poole võrdusmärki. Siit saame, et 25 t pluss 100 teed on võrdne 60 pluss 20. Lihtsustame seda ning saame 125 teed on võrdne 80.
Ja nüüd me oskame leida teiega t, mis on 80 jagatud 125-ga, mis on 0,64 tundi. Et see tähendab seda, et liiklejad saavad kokku kuskil siin teepikkuse teljel ja see ajahetk sellel kohtumisel on 0,65 tundi. Siit me saame siis leida asukohad. Et me teame, et ajahetkel 0,64 tundi liiklejad kohtuvad ning kasutades liikumisvõrrandeid me leiame üles ka kehade asukoht. Et võtame siis jalgratturi liikumisvõrrand, mis on 25t miinus 20 ja paneme kirja, et S 0,64 tunnil on 25 korda 0,64 miinus 20 ja arvutame see välja. See tuleb -4 meetrit. -4 meetrit tähendab seda, et liiklejad saavad kokku põhja poolel, umbes siin kohas. Ja siin on -4 meetrit. Ja kontrollime, kas auto asukoht sellel ajahetkel on samasugune. Siin oli meil S jalgrattur ja S auto. Ajahetkel 0,64 tundi. Kasutame auto liikumisvõrrandit, mis on -100 pluss 60. -100 korda t, mis on 0,64 ning tulemuseks on -4. Ja nüüd me saame teada, et kohtumine toimub ajahetkel 0,64 tundi ja asukohas -4 meetrit. Ja see on meie teise küsimuse vastus. Niimoodi saad lahendada seda arvutusülesannet. Samuti pead sa oskama lahendama seda arvutusülesannet ka graafiliselt. Et kui on tekst loetud ja andmed on välja kirjutatud, siis saad seda ülesannet lahendada ka liikumisgraafikul. Me teame, et jalgratturi esialgne asukoht on -20 kilomeetrit. Ning esimese tunni lõpuks ta läbib 25 kilomeetrit, liigub ta edasi suunas, et jalgratturi esialgne asukoht on -20 kilomeetrit ja ta liigub edasi suunas kiirusega 25 kilomeetrit ning esimese tunni lõpuks ta ei pea asuma 25. kilomeetril, vaid 1 tunniga lisandub tema asukohale 25. -20 pluss 25 on 5 meetrit, mis on umbes siin kohas. Ja kui sa näed nüüd 2 punkti, mida sa loomulikult õigesti kandnud oled, saad sa 2 punkti vahele tõmmata sirget ning näed, kus kohas jalgrattur liikumist alustab ja kus kohas ta on 1 tunni pärast. Loomulikult, mida täpsemalt sa need 2 punkti siia peale kannad, seda paremini sa oskad määrata ka liikumiseks vajalikku aega. Et siin me näeme, et jalgrattur läbib Panama kanalit, seda 0 punkti, ajahetkel umbes 0,8 tundi. Et see on üpris täpne. Ja nüüd võtame teine värv ning kanname siia peale ka auto punktid. Me teame, et auto alustab liikumist 60. kilomeetrilt ning liigub tagasi suunas kiirusega 100 kilomeetrit tunnis. Auto alustab liikumist 60. kilomeetrilt ning 1 tunni pärast tema kaugus väheneb 100 võrra. Et esimese tunni lõpuks ta ei ole 100 kilomeetril, vaid ta on 60 miinus 100, mis on -40. Ja nüüd, kui 2 punkti on siia peale kantud, me saame tõmmata
sirget ja saame vaadata, kus kohas need 2 sirget kohtuvad ning kumb liikleja jõuab läbida 0 punkti esimesena. Mis on siin need olulised punktid, mis meil on küsitud? Meil on teiega küsitud, kes jõuab esimesena kanalini ja siit on näha, et esimesena jõuab kanalini ikka auto ja see toimub ajahetkel umbes 0,6 tundi ja järgmisena jõuab kanalini jalgrattur, mis toimub ajahetkel 0,8 tundi. Ja teine ülesanne on see, et on vaja teada, millises punktis ja millisel ajahetkel liiklejad kohtuvad. Kui liiklejad kohtuvad, siis liiklejate liikumisgraafikud ristuvad. Matemaatikas me seda nimetame lineaarvõrrandite lahendiks. Ja viis, kuidas leida lineaarvõrrandite lahend, on teile teada, seda te tegite matemaatikas ja palun kasutame seda füüsikas liiklejate liikumise kirjeldamisel. Ja nüüd graafikult me saame vaadata, et kohtumine toimub, siin on 0,6 tundi, siin on 0,7 tundi, et kohtumine toimub umbes 0,65 tunnil või tegelikult ongi 0,64 tunnil ja asukoht siis on 0-st väiksem ja see on umbes -5 kilomeetrit siin graafikul, aga jällegi, mida täpsemini te neid punkte kannate ja mida sirgemalt te tõmmate sirgeid, seda täpsemini saate graafiku abil ülesande lahendada. Selliste ülesande lahendamisel graafiline lahendus annab teile 2 punkti ja matemaatiline lahendus annab 3 punkti. Kontrolltöösse tuleb see ülesanne ja teil tuleb mõlemad lahendused ära teha. Ma väga tänan sind, et kannatasid kogu seda videot lõpuni vaadata. Sa oled väga tubli ja palun ole tubli edaspidi. Kohtumiseni!